Lastest ja mängulisusest on inspireeritud ka Apollo enda lemmik, milleks tänavu valiti leiutajate küla lood Janno Põldmaa ja Heiki Ernitsa Sulest ja kirjastus Tammer raamat. Ja mul on suur rõõm tervitada siin kahte Lotte loojat, Heikit ja Jannot. Tervist! 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 Ja palju õnne, järjekordne leiutajate küla raamat ja järjekordne lugejate suur toetus sellele tööle. Kuidas on Lotte elanud ja mis on leiutajate külas uudist? Meil on juba põhiline uudis on see, et meil kogu aeg iga päev töötab, vähemalt suvel, see Lottemaa, kust need uudised saavad kogu aeg tekkida. Me ei ole jäänud nagu selle niisuguse vana esimeste filmide peale nagu pidama, vaid need lood, need noored näitlejad, kes seal töötavad ja seda Lotte maailma nagu taasloovad, need annavad kogu aeg uut ainet. Ja nad nõuavad uut sisendit ka, et Janno, kirjuta meile mingisugune uus lugu sellest ja teisest tüübist. Need tüüpe pole meile varem üldse vannud, eks ole, mingi tüübid, aga Janno, räägi sa edasi. No ma paari sõnaga peaks rääkima, kuidas see tekkis, sest siis saab kohe selgeks, mis asi see on. Osa raamatuid tekib niimoodi, või filme, kus peategelane mõeldakse välja kõigepealt. Ja siis alles hakatakse peategelase järgi keskkonda sobitama sinna. Siis meil Heikiga kuidagi tähtede seis oli niimoodi, et me lõime keskkonna. See oli üks Nukuteatri etendus, Koerapulm, sealt sai asi alguse. See oli ammu. Lotte algus on siis üks Nukuteatri etendus peale Koerapulm. Mitte Lotte, vaid leiutajate küla algus. Leiutajate küla. Kõigepealt oli leiutajate küla. Sest esimene film, mis me tegime, seal Lottet ei olnud, see oli Tom ja Fluffy, see oli puhtalt leiutajate küla. Aga just seepärast räägingi, et meil praegu on nagu lihtsam asja edasi arendada ja välja mõelda igast huvitavad asja, sest et meil on keskkond olemas. Lotte on see keskpunkt, läbi kelle me jutustame neid asju. Aga ülejäänud asjad sobituvad sellesse keskkondast. Ta on küla kogukond. Ja seal on naaberkülad, mõnes naaberkülas viivad elu edasi kangelased ja kangelasteod, aga meil viivad leiutajad ja leiutised. Aga külakogukonnad ju on tegelikult hästi sellised pingelised keskkonnad. Et seal ei ole mitte ainult leiutamise rõõm ja muu ilus asi, mis seostub maaelu ja külaeluga. Seal on ka oma sellised tumedad saladused. Kas leiutajate külas on ka juba selline, nagu on mõeldav näiteks selline Mõrvad Midsommerist tüüpi lugu, Mõrvad leiutajate külas? Vaata, luba. See keskkond on õmmeldud niitidega kokku kõik. Ja nendeks niitideks on tegelikult omavahelised suhted. Ja need määravad asja ära. Ja me panime nagu juba suhte alguses reeglid paika, et mis peavad olema ja mis ei tohi olla. Ja need on elu edasi viivad positiivsed omadused kõik. Ja see välistab igasugused mõrvad ja sellised asjad. Ja tähendab, palju raskem on teha filmi, raamatut, kus keegi ei kolgi kedagi, ei tapa kedagi, ei aja taga, ei krikista hambaid. Aga me nagu valisime selle raskemad Heikiga. Mina tean sind, Janno, kui väga leebet ja tõesti väga positiivset ja edasi viiva mõtlemise inimest. Aga Heiki, sina oled ju vana musta huumori klassik. Sinu keskmine nimi on ju Vägivald. Sa oma noores eas joonistasid ju võikaid pilte. Kas sul praegu on selliseid tülisid, Jannuga, kus sa tuled näiteks kaasas tükeldatud, ma ei tea, Bruno või Lotte ema ja ütled, et paneme selle ka sisse ja Janno peab sind kuidagi maandama? Kas sinu pärast on tekitada vaja leiutajate külla politseinik lõpuks ometi? Mina peaks ise vastama sellele küsimusele. Kui me tegime filmi, siis esimesi filme eriti, siis paralleelselt sellega, mida lapsed näevad ekraanidel, jooksis meie enda projektorites, õigemini Heiki projektoris rohkem üks teine film, mis sisaldas neid elemente, millest sa räägid. Aga kas kunagi juhtub see, kus... No, sa ei taha mäletada, aga nii oli. Ei mäleta. Vaata, nüüd mul tekkis uudisime, et ma tegelikult tahaks seda niisugust tumeda formaadi, niisugust kootilikku leiutajate küla näha. Ma loodan, et kunagi sa Heiki teed sõltumatu filmikompanii ja teed nagu tõelise leiutajate küla loo, aga kui me räägime praegu sellest leiutajate külast, mida me teame ja armastame, seal on, nagu ma aru saan, on vana, meile kõigile tuttavad tegelased ja on uued tegelased. Kes need uued on? No need uued tekivad sinna just siis, kui on näitlejad nõuavad endale mingeid rolle.
siis me mõtleme välja mingisuguse, näiteks meil oli Jänes Aave oli meil arst, eks ole, Leedu arst. Nüüd tuli niuke idee, et Jänes Aavel võiks ju ka peigmees olla. Ja siis me mõtlesime välja Mihkli, kellest saab siis sel suvel, mis nüüd tuleb, saab siis suur show olema, mille nimi on doktor Ave Pulmad. Et siis et niimoodi need uued tüübid sünnivadki tihti peale, et lihtsalt, et elu vajab uusi tegelasi, et oleks nagu rohkem inimesi seal või neid tüüpe seal Lottemaal jooksmas ja nende põhjal saab kirjutada ka lugusid. Et siin selles raamatus ongi ju enamus lood on ju tegelastest, keda me filmidest pole näinud kunagi. Mul on selline ettekujutus, mitte ainult minul, vaid kõikidel Lotte-lugude fännidel on see, et te olete suvel vähemalt iga päev lakkamatult vahet pidamata kohal Leiutajate külas ja te ise olete ka nende kostüümide sees. Ja ei, seda meil ei lasta olla kahjuks. Tahaks küll, aga... Kohal oleme üks tihti. Ma saan aru, et Leiutajate küla elab, õitseb ja õilmitseb nii, nagu meie külaelu üldse on hakanud praeguse valitsuse ajal õitsema ja õilmitsema. Millised on tulevikuplaanid? Mis juhtub järgmisel suvel Leiutajate külas? Ja mis kõige tähtsam küsimus? Ma arvan, et teil küsitakse seda vahet pidamata lakkamatult. Millal tuleb järgmine Lotte film? Filmiga on selles mõttes keeruline, et me oleme nüüd ikkagi seda filmi palju teinud ja see rahastamise poliitika, filmide rahastamise poliitika on ju nihuke, et see väga ei poolda niisuguseid seriaale, niisuguseid jätkufilme. Meil on isegi hästi läinud praegu, et me oleme saanud teha kolm filmi nagu ühtede samade peategelastega. Et kui meil endal oleks isiklikku raha, siis saaks küll teha võib-olla veel midagi, aga mingi seriaali näiteks või natuke lühema vormi. Aga ma mõtlesin, et kas seda ei saaks teha, et te võiksite Leiutajate küla lihtsalt kinnisvara arenduseks maha müüa ja saadud raha eest teha veel ühe filmi. See on ideaalne koht mere ääres, taevanarm. Jaa, aga see maa ei ole meie oma seal. Me oleme ise rentnikud seal peal, nii et seda plaani... Ma loodan, et tegelikult ma loodan, et selliseid võikaid ideid ei teki. Ma loodan ka seda, et Leiutajate küla täitub rahvast ja seal lakkamatult on vanad sõbrad, uued sõbrad. Te olete mõlemad tuntud koerakasvatajad. Kas uusi koerategelasi on ka tulnud Leiutajate külla lisaks Lottele? Koeri praegu ei ole. Jänesed on tulnud hästi palju. No meil on linnud ja üks Viljes on tulnud. Viljes, linnud, jah. Austraaliast lendus üks lind kohal ja siis on rebased on meil juurde tulnud sinna. Veel üks Sansibari nahkvutt, Fredi ja ja see on nii, et kui ma mõtleks välja praegu mingi tüübi ja teeksin endale kostüümi ja läheksin sinna, et ka natuke seal lõbutseda, siis need noored võtaksid kohe kõik ära, paneksid endale selga ja ma peaks ikka istuma seal kuskil kohvikus ja vaatama pealt. Ega need tüübid ei tule lihtsalt nagu lambist, vaid nad tuleb sobitada sellesse keskkonda ja igal lool on oma mingisugune väike, ütleme mitte negatiivne konflikt, vaid positiivne, mis viib edasi seda asja. Ja siis, kui ma kirjutan, siis ma pean nagu panema klotsid õigetesse kohtadesse, et see asi toimiks. Me oleme mõelnud välja, eks ole, Lottele ka vanaisa ja vanaema. Eks ole, neid meil filmides ja raamatutes pole kuskil olnud. Aga seal oli hea, võtta siin ja teleseriaalis olid nad olemas kõik. Vaja on siis, et tulevad onud ja tädid ja lelled ja... Ma arvan, et see on nagu lõputa lugu ja mingis mõttes te ju jätkate Tammsaare üritust, et olete loonud oma mitte Vargamäe, vaid Leiutajate küla. Erinevalt Vargamäest on teie Leiutajate küla elu väga värviline ja väga lõbus. Siin ei toimu midagi jubedat ega väsitavat. Ma soovin teile jõudu tööle. Ja suvel tulen vaatan Leiutajate külas selle asja üle ja ma siiski loodan ka, et Leiutajate külas... Kas mina ei saaks mingit politseiniku rolli? Isiklikult mina. Selline hästi hea, niisugune laisk politseinik. See võiks olla siis nagu toidupolitseinik. Jah, hästi laisk politseinik. Et kui mõni seal kipub näiteks toitu raiskama või sööb ainult pool porgandit ära ja ülejäänud siis kavatseb ära visata, siis on see politseinik, kes vallab, et seda juhtuks. Või sööb seal ise ära. Ma arvan, et politseinik, meil see sõna puudub üldse, aga me võiksime su loendajaks panna. Ja kes loendab mingid asju ja läheb pidevalt sassi omadega. Jälle alustab uuesti. Kui sulle sobib niisugune asi? Igal juhul ootan loendaja rolli. Luban, täidan seda rolli kõikide oma lavaliste väheste võimetega. Aga teile, kallid sõbrad, soovin ma jõudu tööle ja Leiutajate külale pikka rõõmsat elu. Täname.